Tere! Vaataks Adria Supersonicut, mis on 2026 mudeliajast oma täisintegreeritud auto, mis on baseerub Mercedes-Benz Sprinteri Tractor Bullheadi peal. Mida tähendab Tractor Bullhead ehk Mercedes-Benz Sprinter? Annab armatuuri, mootori, rooli, käigukasti, esisilla, juhtme, istmepakid ja siitmaalt edasi läheb ta juba alkoraami peale. Mis annab alkoraam? Alkoraam annab meile madalama raskuskeseme, madalama kõik paagid, asjad, saab mahub sinna vahele ära. Pluss on see, et tagumine sild on torsoon, mis teeb sõidu mugavamaks. Aga vaatame edasi lähemalt. Supersonicul on alumiiniumpällis kest. Supersonicul on alati hõbedased, see on standardvärv. Garaažidel on ühe käepidemega avamine. Nad on vildiga kaetud, nagu Adriale juba kombeks kohane ka odavamates otsaseeriates. Kõik sellised panipaigad, riiulid, sahtlid on juba garaažides sisse ehitatud. Nii, vaatame sisse. Long beds on taga, pikivoodid ja ees on couch istumine, 4 istumine. Couch istumise puhul on väga mõnus avarsalong. Ta on kahekesi sõites nagu täiesti ideaalne. Esimest meid võib-olla ei peagi ringi keerama, kui tahta siin laua taga istuda näiteks. Saab oma lõunasöögid ja kõik niisama ära teha. Siis nagu jutt oli, ta on Mercedes-Benz Sprinteri alusraami peal. Alde vedelik keskküte on siin standardis. Ja mis on nüüd üks huvitav asi, et ka siin on juba olemas Alde vedelik keskküttega esimene põrandamatt, ehk siis juhil ja kõrvalistel ei hakka kunagi varbat külvetama, sest põrand on soe. Noh, rääkimata muidugi siis selle Sprinteri kõikidest juhiabidest, sellistest elektrilised mustavee väljlaskepaagid, kõik sellised asjad on peal. Mida nüüd kasutatakse on uus, sellele materjalile omaette mingi ilus nimi ka, aga noh, kes see kõik jõuab meelde jätta. See on nüüd keskkonnasõbralik, taaskasutus, pehme, heli, termoisolatsioon, kõik need asjad annab sellise sooja tunde siia sisse. Köök DLL versioonil on ta tõesti suur, noh, 3 pliita siin taga nagu ikka. Tasapinda on juba natukene veel rohkem siin ees. Siin on espresso kapslite hoidikud, maitseained ja siin on kohe espresso masina hoidik olemas. Nagu juttu on olnud, sahtleid, mis on all on? Sahtel. Kapipinda on ka mõnusalt, mis mulle meeldib, et köögis on ka selline vaheriiul, et ei pea taldrikuid panema sellisse hästi kõrgesse hunnikusse. Kõik asjad on soft close'iga. Mis siin teeb veel Adria puhul on selline asi, et Adria on olemas tema oma süsteem Adria Mäh, millega on siis võimalik teda juhtida täiesti eemalt kaugjuhitavana. Ehk sinna alla käivad valgustused, kütteseadmed, kõik sellised asjad. Ja sellepärast võib-olla ta tavaline tabloo on natukene analoogsem, aga seda ei ole eriti tugevat vaja, sest kuna äpis saab kõik asjad ära teha. Siin on Dometicu siis standardlahendus koos küpsetusahjuga, 10. seeria külmkapp, mis siis avaneb meil mõlemilt poolt. TL-versioon ehk siis pikivoodid, dušš-WC eraldi. Pikivooditesse minna ruumi, noh, selliks sirgu 1,70 m natuke peale. Ei saaks öelda, et mul pealaes on siin veel ruumi küll. Voodis, noh, ei oska siin midagi palju öelda, kui väga mugavad pehmed maratsid, aga mis mulle meeldib on see, et teisel pool on sahtlid ja siin pool on see Adriale omane riidekapp, kus ei pea käima kummargil ja uks tuleb ka alati eest ära niimoodi. Ehk siin on palju läbimõeldud asju, no näiteks on see, et taga on ühel pool teleka koht, teisel pool on samasugune asi, aga siia on kapp jäetud. WC pool, mugav, suur, WC-paberi hoidjad, panipaigad, seina sees on mõnusalt selliseid kapikesi. Üldiselt Adria duširuumid on olnud minu jaoks väga normaalse suurusega. Noh, ei pea jälle pettuma, mahun vabalt ära. Ja mis siin on veel, ehk siis nagu klassikaliselt WC uks läheb siia vahele, peegel, kindlasti naispere lemmik. Ja siis on, mitte ei käi siia vahele enam lihtsalt poldiksein, vaid seda sama versiooni on nüüd võimalik saada 2-teljelisena, 3-teljelisena, ehk siis see on 790 pikk, 890 pikk versiooniga, on võimalik saada taga Queensbediga, on SL istumisega ehk siis standard nurgaköögiga, 2 inimest kõrvuti. Supersonicul on päris mitu erinevat varianti. Nüüd ajame suurusulustust taga, 890 pikk Adria Supersonic DLL ehk sama asi, mis DL, aga üks L on juures, see tähendab seda, et ka pikkust on juures. Lähme vaatame seest. Noh, väljast on kõige suurem vahe on see, et taga on 2 telge. Supersonic 890 DLL, kust
ja mida selle meetriga tehakse. Ehk see meeter on nagu näha, mitte kõik päris, aga on siia ette istumisosasse pandud. Selline täiesti meeletu lounge. Siin on laud, mis sõidab igale poole ja kui on sellised paremad ajad ja väike laud väikseks, saab siia panna ka suurema laua. Nii, mis meil siin veel huvitavat on? Selline tavaline standardne nurgaistumine, aga kui on vaja, siia on ka selline käetugi olemas. Aga teinekord sõidetakse, ei sõideta põhimõtteliselt kogu aeg neljakesi. Ehk on see peatoed siit ära, hästi hea madal. Aga samas on see, et kui see üles tõsta, peatugede koht, peatoed peale, on normaalne. Aga kui ei ole vaja, eest ära, kogu see lang on kohe tunduvalt avaram. DLL-il köök, kuna meil on ikkagi meeter pikkust juures, meeter matka automaailmas on meeletu kogus. Siin on siis köögitasapinda natukene rohkem, üks selline apoteekašrank, kuidas sakslastel meeldib kutsuda, selline lisa juures. Muidugi need samad kohviaparaadi hoidjad ja kõik need on olemas, aga köögi poole peal on siin veel suur riidekapp. Ja eks seda kapipinda on siin ikka üks jagu. Dušš-WC eraldi, aga vaatame, mis siin duširuumis on. Oih, siia eksi ära. Ja kui oled väga väsinud duši all käimisest, saad väikse istegi teha. Ka veel riidekappi siin taga otsas. Voodi osa, tagumine, see on juba täpselt sama nagu 780 DLL-il, et siin nagu vahet ei ole. Et kõige suurem vahe ongi siin keskmises osas. Ausalt öelda see WC võtab suht koht sõnatuks. Seda kapiruumi, mis siin on. Ja pole ammu näinud niimoodi, et WC-potilale tuled nagu kuninglikule troonile siia, istud rahulikult ja kõik on veel eest vaba ruumi kui palju. Adre supersonikud, ütleme kas tekstiil või nahk, see on nagu maitse küsimus. Esimene osa on Mercedes-Benz Sprinter, aga mida tuleb alati täisintegreeritud bussid, kõige rohkem tuleb jälgida, on see üleminekud siit originaalarmatuurist edasi. Siin on kõik nahatud, tummiselt tehtud, see tähendab seda, et siin on päris hea heliisolatsioon, ta ei kolise, ta on sõidu ajal vaiksem. Siis Adrial on alati selliseid nutikaid lahendusi, siin on selline panipaik, pluss väike laud. Kui tahad eraldi töökohta endale või midagi sellist. Kõik need servad on siin nahaga kaetud, ukse käepidemed seal. Täitsa võib öelda, et premium klassi tasemel. Selline ta siis oli, Adria Supersonic. Seeriana võime öelda, et siis 780 vaatasime, 890 DLL-i. Aga neid mudeleid on veel SL-ina, Queensbedina, ehk siis keskelt voodidega. Kui pakkus Adria Supersonic huvi, võta meiega ühendust matkasuvilat.ee. Meilt saab kõik Adria mudeleid. Aitäh!